Hea televaataja, oleme jõudnud täna oma saatega Ida-Viru maavalitsusse ja meie vestluskaaslaseks täna on maakonna kõige, kuidas ma ütlen, kõige tähtsam maakonna esindaja ehk siis ka meie Ida-Viru maavanem härra Andres Noormägi. Tervist! Tere! Härra maavanem, kui raske on olla Ida-Viru sellise purjeka roolis, kui niimoodi saaks võrrelda ja hoida seda siis pidevalt tuules sellisel ajal, kus need tuuled on niivõrd muutlikud? Eks see sõltub konkreetselt inimesest, kes maavanema rooli täidab. Kõik inimesed on erinevad ja igaüks ilmselt kontsentreerub millelegi endale väga olulisele. Sõltub inimesest, kas ta on kerge või raske. Ma ütlen, et mul on olnud võimalusi Ida-Virumaad muuta või suunata paremuse poole, muidugi sellise paremuse poole, mida mina arvan. Ehk võib-olla mitmetele teistele see ei meeldi, on võib-olla teine tulevikunägemus, aga maavanemana on selleks võimalus. Kui võib-olla mõni maavanem räägib, et tal ei ole võimalust jagada raha ja tal ei ole piisavalt ressursse, siis mina väidan vastupidi, et aga on just võimalus suhelda, võimalus olla võrgustikes, võimalus mõjutada uusi tulevikustrateegiaid ja seda ma olen ka teinud. Ma just tahtsin öelda, et raha jagada on ju suht lihtne. Väga lihtne, jah. Aga suhelda inimeste ja kolleegidega ja ka lihtsalt linnaelanikega on raske. Et palju teil neid kaasamõtlejaid ka maakonnas on täna? Kui nüüd maavalitsusest kui organisatsioonist rääkides, mul on vabadus valida enda organisatsioon. Ma loodan, et siin neid inimesi on. Rääkida muust maakonnast ja kindlasti neid inimesi on. Neid võiks olla oluliselt rohkem, aga neid on. Teie olete nüüd ametis maavanemana 5. inimene. Et ma tuletan lugupeetud televaatajad meelde, et esimene Ida-Viru maavanem aastatest 1991-1994 oli Märt Marits. Rein Aidma oli maavanemana 1994-ndast 2003. aastani, Ago Silde 2004-2007, Riho Breivel 2007-2013 ja Andres Noormägi 2013 ja tänase päevani. 2016 aasta on lõppemas, et mis oli selle aasta kõige märkimisväärsem sündmus teie jaoks maakonnas või kõige olulisem? Neid on palju, et võib-olla eri ajahetkel, kui küsitakse, siis ütled erineva asja välja, et võib-olla kui üldiselt öelda, loomulikult ma ei ole omavalitsusjuht ja ma ei peagi mõtlema objektipõhiselt, vaid pigem protsesside lõikes, kuhu ta läheb. Julgen väita, et see aasta meil on jällegi taas ja jällegi kuidagi sellise järsu sammuna arenenud edasi meie koostöövõrgustikud lähiriikides. Et selle aasta tulemus on võib-olla see, et ka tänu meie Peterburi peakonsulaadile, kus on mul ikkagi väga kõrged ametnik ja otse telefonid, see, et meie soomlased ja Peterburi juhtkond juba, või ütleme, mind on kutsutud juurde nendele kohtumistele, mis need on nendele võib-olla paarkümmend aastat olnud, omavahel seal maavanemad, Soome maavanemad ja Peterburi ja oblasti kõrgem juhtkond, et minna kutsutada juurde. Ühest küljest see on mulle suur au, aga teine, et see näitab seda, et meid arvestatakse ka tõsise partnerina. 3-aastane töö Rootsi suunal, mis on ju meile tegelikult ju tundmatu maa, tundmatu turg, on ju ka jällegi tulemus. Küll järgmine aasta alles alustame esimeste projektidega meie maakonnas, aga täna me oleme rootslastega Ukrainas. Teeme projekte ja aitame neid seal ja kogume punkte, et kõik need võib-olla ei ole võib-olla nähtavad asjad, aga kindlasti ühe
ühe sellise suure ja tõsise strateegilise töö jällegi etapid, kuhu sa liigud ikkagi maakonna jätkuva õitsengu ja heaolu suunas. Ja kus siis õitseng on, mida võib-olla ka mina olen vedanud, ongi ju see, et minu ajal on ju muutunud meie maakonna selline riiklik strateegiline nägemus üldse. Et kui seni olnud meie nii kuvand kui ka meie koht riiklikus strateegiates on ainult olnud see suurtööstus ja põlevkivi ja keemia. Loomulikult see on meie ajalooline, see peab jääma, aga et selle kõrvale on tekkinud ka turism ja on tekkinud logistika. Need on, ma arvan, olulised muutused, kui vaadata isegi siin Eesti riigi 25 aasta perspektiivis viimase 3 aasta jooksul, ja me liigume nendes ka uutes valdkondades tugevalt edasi ja mul on selle üle hea meel. Et kui te puudutasite nüüd seda küsimust turismi valdkonnas, et kuidas teie hindate praegu Ida-Viru turismi võrreldes nüüd saarte ja Harjumaaga? Ma sõidan väga palju Eestis ringi just nimelt ainult selle pärast, et võrrelda. Ma sõidan ka lähiriikides. Ma arvan, et 1000 kilomeetri kauguselt õppida on natukene riskantne, et sa võid ju midagi üle võtta, aga samas sul turusituatsioon on teine, sul on ka tarbijad teised. Ja loomulikult ma näen ka viimase 11 aasta valguses, enne seda ju juhatasin 7 aastat Narva-Jõesuu linna, et me oleme oluliselt muutunud. Küll võib-olla tahaks seda teha kiiremini, alati tahaks kiiremini. Teised on ikka meist ees jätkuvalt ja need trendid muutuvad, miks nad meist ees on. Et kui siin veel 7 aasta tagant võis öelda, et võib-olla turismiobjektide suhtes, jah, neid on meil jätkuvalt vaja, aga täna ma arvan, et tähtsam, kuna turismis täna on ju trend, jätkuv trend siin viimased aastad, on sündmusturism, ehk inimene ei tulegi mitte koiku või mingi muuseumi pärast, vaid massid hakkavad liikuma siis, kui sul on väga kvaliteetne üritus ja kui ma näen, täna on kindlasti konkurentsitult parim Haapsalu, kus ma just näen seda, et kus kogukond ehk inimesed kõik koos panustavad sellesse ja ainult kõik koos, mitte nii, et üks keegi teeb. Ainult kõik koos saavutatakse sellised väga vingeid üritusi, sündmusi, kuhu tulevad kohale tuhanded. Turismist veel rääkida ja kui objektidest, muidugi mul eriti objektipõhiselt ei meeldi mõelda, aga vist ma arvan, et sellel aastal ju avati Narvas sajandi ehitus. See on rannahoone. Ta ei ole veel avatud täielikult, kuna see suvekohvik ei tööta, aga julgen teile kinnitada, et see on Narva sajandi ehitus, mulle tundub, sest et ta paikneb sellises kohas, et kui seal on 3 korrusel kolmetasandil terrass ja inimesed istuvad siis kohvikus sellel terrassil suvel ja kujutate seda pilti, nende ees on see 2 kindlust ja jõgi ja see meeletult kaunis ja kallis vaade, mis on sinu ees, et see on kindlasti Narvas väga huvitav turismiobjekt, millest väga vähesed veel teavad. Et kui nüüd veel lõpetada selle turismi teemat, et kuidas te seda Peipsiäärset piirkonda hindate kui maavanemana, et kas ka seal võiks seda elu elavdada? Jätkuvalt hindan seda üli perspektiivseks, üli vajalikuks seda arendada. Kurb oli, et eelmises piirkonnaga konkurentsivõime tõstmises meetmes Peipsi piirkonna projektid läbi ei läinud. Nüüd on meil aasta alguses kohe uus meede. Ma väga loodan ja olen peaaegu kindel, et sinna tähelepanu nüüd nihkub, seda enam ka uus riigihaldusminister on ikka korduvalt välja öelnud, et Peipsi on see absoluutselt 100% sama meelt, et see vajab jah natukene sellise avaliku ruumi parandamist ja siis muidugi meelitab ühe sellise tuumikinvestori meelitamist ja siis läheb kõik nagu pauguga laiali, et Peipsi on kindlasti meie lihvimata pärl veel. Et kuna te ise mainisite, et riigihalduse minister on muutunud või vahetunud, kui saaks võib-olla
võib-olla siis natukene ka poliitikast, et kuidas teie, mida tähendab teile see selline situatsioon, kus Orava partei on 17 aastat olnud võimul ja nüüd on opositsioonis. Et kuidas teie kui Isamaa ja Res Publica Liidu esindajana olite koalitsioonis ka nendega? No ja me vahepeal olime opositsioonis ka enne viimase Riigikogu valimisi, et noh, see on demokraatia, et need poliitilised jõud, kes saavad kõige rohkem siis seda häälte kapitali oma valijatelt, nemad ju peavad ju siis riiki juhtima, kas siis üksi või mitmekesi ja ma küll ei usu, et nüüd ükski erakond oma maailmavaatest loobuks tänu sellele, et pigem just toimib siin sellise demokraatliku efektina see, et koos valitsedes tuleb teha teatud kompromisse. Mis puudutab Reformierakond on kindlasti kogu Eesti jaoks teinud selle 17 aastaga väga palju. Kuna tal kandepinda on meie maakonnas olnud vähe, siis järelikult ka meie maakonnas vähem, kui peaks olema, aga ma arvan ka see, et aeg-ajalt muidugi võimus juurest eemal olek nagu tekitab seda kainust või et ikka, kui sul on pikalt võim, siis tahes tahtmata, võib-olla ka mina olen kunagi niimoodi mõelnud, et sa hakkad pidama ennast eksimatuks ja see ei ole hea. Aga õnneks demokraatias on need mehhanismid, et ei saa üks päris 30 aastat valitseda, et ma arvan, et see on normaalne protsess ja ka nende maailmavaadete konkurentsis ju peaks teoreetiliselt võitma just inimene ja riik. Et kuidas teie hindate sellist väidet, nagu meedias on siin läbi käinud, et Reformierakond on jäänud kahekesi, Reformierakond ja võim? No võib-olla sellega ilmselt peaks nõustuma, et see tekib isegi pika ajaga paratamatult, midagi ei ole siin parata. Kui nüüd rääkida koalitsioonist uuest, kus eestvedavaks parteiks on Keskerakond, teie arvates kaua see koalitsioon koos kestab? Just mina seda oskan öelda. No teie arvamus. Hiromantide juurde minema, et see niivõrd erinevate maailmavaateliste erakondade ühisvalitsemine, see eeldab väga tugevat kompromissivõimet. Ja loomulikult selles on palju kinni, et kas suudetakse neid kompromisse leida. Nii et annaks neile erakonna juhtidele jõudu kompromisside leidmisel. Olete te viimasel ajal nüüd uue koalitsiooniga kohtunud ministritega, et mis vaated on, ütleme, nendel meie maakonna suhtes? No tunnistan, et seda on olnud tõesti väga vähe, et vist 2 korda riigihaldusministritega ja teistega praktiliselt mitte. Et sellepärast ei oska nagu veel hinnata. No ma küsin just selles kontekstis, et ütleme, Keskerakonna toetus antud meie maakonnas on väga suur, et arvestades sellega, arvestades seda, et Reformierakond on panustanud mujal maakondadesse ja meie maakonda võimalikult vähe, ma ütleks, et lootus, et me jõuaksime teiste maakondade järgi tänaseks peaks püsima. Annaks taevas. Järgi jõudmine on ma arvan, et aastate küsimus sellega, seda ei saa teha ühe valimisperioodiga. Nojah, eks ma pean siin ilmselt ka võimuerakonnaga tulevikus suhtlemisel seda ka rohkem kui esile tõstma, mis nagu riske ma näen selles, et vaadake, Keskerakond on valitsenud Ida-Virumaad ja ma ei tahaks panna kindlasti süüd ühele poolele, et kes on nagu võimul olnud selles osas, kuhu meie maakond täna on jõudnud, et pigem see on nagu vastastikune asi. Aga vaadake, see ongi see maailmavaate küsimus, et kas Keskerakond saab aru, et Ida-Virumaa selle õitsengu aluseks saab olema ka natuke teine poliitika. Ehk
ehk meil on vaja väike ja keskmist ettevõtlust rohkem, võib-olla need ei ole Keskerakonna valijad rohkem, eks ju, need on niisugused teised inimesed. Või kas seda või kas saab võimukoalitsioon või valitsus aru sellest, et just Ida-Viru probleemiks on see, et siin ei toimu normaalset debatti maailmavaadete vahel, mis tegelikult peaks olema terves ühiskonnas, on ju see väga vajalik. No ja need asjad, et kui me selle saaksime nagu ületada, ja kontsentreeruda tõelistele meie probleemidele, tõelistele pikaajalistele probleemidele, mis on väga raske poliitikutele, et poliitikud paraku peavad mõtlema häältesaagi üle järgmisel valimistel, mitte selle üle, mis on vajalik teha praegu selleks, et 20 aasta pärast oleks hea. See kerge ei ole, aga vaatame, teeme igal juhul tööd selle nimel. Meie tänane viibimine siin Ida-Viru maavanema kabinetis ei ole juhuslik, kuna spekuleeritud on ka sellega, et lähimal ajal või pikemas perspektiivis maavalitsused peavad kaduma. Ja nii kurb, kui see ka ei ole, peab maavanem hakkama tegelema mingite muude küsimustega, et kui nüüd maavalitsused kaotatakse, et millega teie, Andres, tegelema? Mina personaalselt. Pühataas, maailmas on nii palju huvitavaid ja põnevaid asju, et ma loodan, et ma leian endale teise väljakutse, kus ma saan kasulik olla nii meie maakonnale kui ka riigile ja meie inimestele. Ega siis ükski ametikoht ei ole üheski inimeses igavesti kinni, et igal pool saab teha midagi head ja küll ma selle leian, ärge muretsege. Et kasutades juhust pöörduksin ma maavanema poole sooviga, et härra maavanem sooviks meie maakonna elanikele midagi head aastaks 2017. Võib-olla uueks aastaks ikkagi tsiteeriks maailma kõige tsiteeritumat raamatut. See on just, ma arvan, et ajakohane nüüd, kus Eesti riigis on palju muutusi käsil. Võimus, riigisüsteem muutub, omavalitsused muutuvad ja meenub üks koht, siis selline palve või soov kõigile meile, et meil oleks piisavalt meelekindlust taluda neid muutusi oma elus, mida me muuta ei saa. Ja et meil oleks piisavalt julgust muuta seda, mis on meie võimuses. Ja kõige tähtsam, et meil oleks piisavalt tarkust nende kahe asja vahel vahet teha. Nii et kui me elus on ikka igasuguseid asju, küll madalseise ja tõuse, aga kontsentreerumine mingisugusele suuremale narratiivile, kuhu me tahaksime minna, no loomulikult meie eesmärk on ju parem elu, siis võib-olla need väiksemad muutused kuskil meie kõrval ei olegi nii hullud. Võib-olla selle kõige taga ongi see, et meil läheb elu paremaks. Siinkohal tahaks tänada härra Andres Noormägi selle eest, et te leidsite aega meiega paar sõna vestelda ja ka meie poolt, kallid vaatajad, head uut aastat.